Tere tulemast kuulama uut episoodi tasahäälingust Küllalt. Mina olen Mairi ja täna on siin minuga Halliki Kreinin. Tere, Halliki! Tere, Mairi! Halliki, sina oled sotsiaal- ja majandusteaduste doktor ja omad sotsiaalökoloogilise majanduse magistrikraadi Viini majandusülikoolist. Ja lisaks on sul ka rahvusvaheliste suhete magistrikraad St Andrewsi ülikoolist Šotimaal. Sinu doktoritöö keskendus kestlikule tööle ja õiglasele üleminekule ja lisaks oled sa olnud ka vanem teadur Saksamaal Potsdamis asuva Helmholtzi keskuse jätkusuutlikkuse uurimisinstituudis ja Münsteri ülikoolis, kus sa siis koordineerisid sihukest Euroopa Liidu projekti nagu 1.5 degree lifestyles ehk siis 1,5 kraadi elustiilid, mille eesmärk oli viia igapäevased tarbimisharjumused kooskõlla Pariisi kokkuleppes sätestatud kliimaeesmärkidega. Ja nüüd hetkel sellest aastast oled sa siis Tallinna Ülikooli järeldoktor teadur Sustain Era projektis. Väga muljet avaldav. Minu esimene küsimus on sulle, mida on sul küllalt? Mul on küllalt perelähedust ja perearmastust. Ma elasin 26 aastat välismaal ja kolisin just suvel tagasi Eestisse. Ja nii mõnus on jälle Eestis olla ja nii mõnus, et mul on kallis ema on lähedal, õde ja õelaps ja suurem perekond, et see on väga mõnus ja nii hea meil on siin olla jälle. 26 aastat on päris pikk ja Eesti on hoopis teine riik ka selle 26 aastaga, väga, väga põnev. Ja mu teine küsimus sul on, et millest on sul küllalt? Mul on küllalt alaväärsuskompleksitega vanadest meestest, kes peaksid tegelikult teraapiasse minema teiste riikide vallutamise ja autode fetiši asemel. Väga konkreetne. On küll, jah. Päris huvitav ka, et kuidas miks just nendest on sul küllalt? Sest mulle tundub, et nad on see ühiskonnagrupp, kes on tegelikult kõikide meie kriiside, keskkonnakriisi, ebavõrdsuskriisi, geopoliitiliste kriiside, kõige selle taga. Võib-olla täpsustan või küsin täpsustust, et me oleme nagu harjunud ka mingis mõttes ongi see vana mees on nagu asjades süüdi, aga tegelikult see on siis vanem meesterahvas, kes on võimul, kes on mingil otsustaval positsioonil ja ta saab siis mõjutada neid protsesse, et ongi, ma ei tea, Trump, kes otsustab minna ära varastada Venezuela presidenti, eks ole. Või ka meie enda poliitikud, Mihhail Kõlvart, kõik teised tegelased, kes arvavad, kes peavad näitama oma tähtsust ühiskonnas ja kes arvavad, et teistest hoolimine on naiselik või kuidagi nõrk, kes siis kelle arvust on siis ka keskkonna eest hoolimine nõrk. Ja kindlasti on väga palju väga ägedaid mehi ka, kes ei ole üldse sellised, aga ma ütleks, et me elame ikkagi patriarhaalses ühiskonnas ja teiste eest hoolimine on inimlik, see ei ole naiselik ja keskkonna eest hoolimine on inimlik ja me peame just selle, ütleme sellise mindseti vastu võitlema. Aga ma ütleks jah, et nemad on minu nemesised, kui võib niimoodi öelda. No meil kõigil on oma keegi kuskil, keegi, keda tahaksime, et oleks teisiti, eks ole. Aga siin sa rääkisidki, et keskkonnast hoolimine on selline meie ühine eesmärk, et ei ole, et üks ühiskonnagrupp peab tegema, teine ei pea. Siis seal oma selles projektis, mida sa juhtisid, see 1,5 kraadi elustiilid, et te uurisitegi seal siis seda, et mis on need tarbimisharjumused, mida siis me peaksime oma elus edendama ja just ise ka olles siin ringmajanduse ja muude keskkonnateemadega seotud olnud, et siis see on ka põhiline asi, mida inimesed küsivad, ongi seda, mida mina saan teha. See muutus nii-öelda, me oleme harjunud kuulma, et see muutus algab ise endast, et kuhu te siis oma projekti käigus jõudsite, et mis on siis see elustiil, mida mina, sina, meie kuulajad, muud inimesed peaksid elama, et siis me jõuaksime, et me ei põletaks seda planeeti liiga kuumaks. Tegelikult ma arvan, et meil on ühiskondlikult juba väga palju teadmisi selles osas ja inimesed laias laastud teavad ka, mis on võib-olla väga tähtis öelda kohe praegu, et meie projektis oli 5 seda case study
riiki ja üks siis nendest oli Ungari, üks oli Läti, kahjuks Eesti ei olnud üks nendest, mina töötasin Saksamaal üks see case study, aga jah, Ungaris ja Lätimaal ka on väga palju inimesi, kes elavad tegelikult 1,5 kraadi piires, mis on siis 2,5 tonni aastas, mis on siis 2030. aastaks peaks olema Pariisi kokkuleppe järgi, me kõik peaksime elama 2,5 tonni all ja seda muidugi ei juhtu ja seda me oleme sellest juba üle läinud kahjuks. 2,5 tonni, see on väga, 2,5 tonni CO2 tähendab süsinikhappagaasi vist eesti keeles ja seda on väga-väga vähe, tegelikult 2,5 tonni, kui sa ühe korra lendad edasi-tagasi New Yorki on ju, ütleme Euroopast, et siis sa oledki juba peaaegu üle läinud sellest, et sinna väga palju ei mahu, aga samas ütleme, väga suur osa näiteks Ungarist juba elab 2,5 tonni piires, aga mitte sellepärast, et nad valivad seda, vaid sellepärast, et nad elavad vaesuses ja nad ei suuda isegi ütleme tarbida nii palju, et neil oleks hea elu. Ja siis samas on muidugi ka Ungaris, on ka Lätis, on väga palju inimesi, kes siis on, ütleme, kelle sissetulek on kõrgel, kes suudavad siis lubada endale just New Yorki lendamist ja neid asjad, kes siis tarbivad väga palju üle sellest, et kõige tähtsam ongi see, et tegelikult väga palju inimesi elavad juba selle piiris, ütleme ka eriti Ida-Euroopas, aga küsimus ongi siis, et kuidas me saaksime elada selle Pariisi kokkuleppe piirides niimoodi, et kõigil oleks hea elu. Ja see tähendab seda, et me peame tagama ühiskondlikud struktuurid, mis lubavad inimestel elada hästi ilma tarbimata. See tavaliselt tähendab seda, et me peame jagama asju, et me peame näiteks ühistransporti kasutama, sest me teame, et selle jalajälg on muidugi palju-palju väiksem, eriti kui me reisime on ju rongi ja trammidega liinidel elektrifitseeritud transpordivahenditega ja just ma võin öelda ka erinevaid tarbimisharjumusi, võib-olla nagu seletada natukene rohkem, ma arvan, et me kõik teame, et jah, et lendamine on just see üks asi, kus meil on kõige rohkem võib-olla agentsust ka ise valida, palju me lendame, kuhu me lendame, mitte lendamine on kõige tähtsam asi, sest lendamine on üks kõige CO2 kulukamaid tegevusi, mida me üksikinimestena saame teha. Kui me ei lenda, siis me oleme väga palju juba kokku hoidnud. Siis peale selle, kui me valime, ütleme, ühistranspordi auto kasutamise asemel, see on väga tähtis. Vähem lihasöömine, eriti punase lihasöömine on ka väga tähtis. Või siis ma ei ütle, et kõik peavad kohe veganiteks hakkama, aga näiteks valida igapäevaselt kas siis valget liha või üldse süüa taimselt ja siis hoida lihasöömine, punase lihasöömine, ma ei tea, tähtsate ürituste või ma ei tea, jõuluajal on ju, või mis iganes sünnipäeval, aga et igapäevaselt proovida süüa vähem liha, me teeme, et see on ka tervisele parem. Korra peatan su, küsin siia vahele, et meil see lendamine, ühistranspordi kasutamine, liha vähendamine, väga mõistlikud ettepanekud just selle mõttega, et ongi tehtud teadusuuringuid, need mõjud välja arvutatud ja leitud, et seal on see mõju ja sa ütlesid ka, et sa saadki otsustada ju mingis mõttes, kas ma lendan Riiga või ma võtan selle bussi 4 tundi, eks ole. Aga ma siin mõtlengi just Eesti kontekstis, et kas sa tead või laiendad oma mõtet siin, et mingis mõttes ma tunnen, et see ühiskondlikult meil just eestlane tahabki reisida, et kuna jällegi meil on olnud selline ajalugu, kus on reisimine olnud väga piiratud, et siis täna on selline tunne, et ma olen selle nagu välja teeninud endale, et ma saan lubada seda puhkusereisi või kui ma ei saa lubada, et siis ma töötan selle nimel, et ma saaksin lubada selle puhkusereisi. Kuidas sellega on, et kas me peaksimegi kõik suunduma sinna, et me üldse ongi null lendamist ja see ongi nagu põhimõte, et ma liigun mööda maad või mööda merd, või siis on siin mingid erandid, et sa mõtledki, et ma liha söön hästi vähe, aga näed korra aastas käin reisimas. See, et sa sööd liha vähe ja siis korra aastas käis reisimas, et see on siis see Jevons paradoks, et sa arvad, et sa siis õigustad endale midagi muud, et ma kindlasti, see on nagu väga halb mõtlemine, et me teeme kõik nagu liiga vähe, et tegelikult peaks tegema nii palju, kui on võimalik. Ma kindlasti ei ütle, et inimesed ei tohi reisida ja ma ei taha üldse kellelegi öelda, mida nad võivad ja ei või teha, on ju, et me teame, et maailmas tegelikult lendamine kasvab, meil varsti tuleb üks teadusartikkel just lendamise teemal, mis meie projektist, kus me just räägime sellest. Ma arvan, et inimesed, me kõik tahame maailmat näha, me tahame reisida, et võib-olla üks asi, mida me võiksime teha, ongi see, et me ei lenda, et me nagu hoiame raha
ja varume, ütleme, ka puhkuspäevi ja siis ütleme, mingi iga paari aastaga teeme mingi tõeliselt suure reisi kuhugi, et me lähemegi kuhugi Ladina-Ameerikasse, olemegi 3 kuud seal näiteks ja saame nagu seda kultuuri ka päriselt tunda, et me ei lähe nagu nädalavahetuseks New Yorki shoppama, et me tegelikult võtame, et me võtamegi seda aega, läheme kuhugi ja elamegi selles kultuuris. Et näiteks selline variant. Aga teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et tegelikult väga palju eestlasi ei lenda. Et ma arvan, et meie grupis, meie vanuses on ka võib-olla seda rohkem, et me arvamegi, et kõik tegelikult kogu aeg lendavad, aga näiteks kui sa elad kuskil maakohas ja me teame, et ütleme, Eesti SKP-st on ka suur osa ikkagi Tallinnas ja Harjumaal, et väga palju inimesi, kes elavad maakohtades, elavad nagu vaesuse piiril ja nad ei lendagi, nad ei lähegi, võib-olla nad puhkuse ajal teevad, ma ei tea, värvivad maja või teevad midagi muud, aga neil ei olegi seda võimalust, et tegelikult see on jällegi selline privileegi näide, et sul on see võimalus isegi lennata ja maailma näha ja see võimalus muidugi me olime nii kaua vangis, on ju, ma kindlasti tahan seda öelda, et keegi ei tohi lennata, aga lihtsalt, et võib-olla siis tee tõeliselt suur mingi elukogemus, tõeliselt suur reis, mis sulle päriselt ka nagu meelde jääb või midagi tähendab. Et nagu samamoodi nagu lihasöömisega, et tee sellest midagi tähtsusarikast, on ju, enda jaoks. Nüüd ongi erakordne mingi laupäevane uhke õhtusöök, mingi maitsvalt küpsetatud tükk, isegi ei oska sellele mingi nimetust just. Aga siis ma korra tulen sinna, et peatuda sellele ühistranspordi teemal, et ühistransport on meil ju Eestis ilusti olemas ja siin nõukogude ajal ka ju selles suhtes autosid väga polnudki inimestel või see oli jällegi privilegeeritud inimeste luksus, et siis ühistransporti palju kasutati ja 90-ndatel siis ma arvan, et paljud inimesed unistus oli kui autot omad, et kuidagi see liikumine, ühistransport on nii-öelda, ma ei tea, esimene valik liikus selleni, et auto on mu esimene valik, et sa isegi ei mõtle vaadata, et tegelikult mul lähekski sinna otse rong või buss, et ma ei pea ise autos sõitma. Et kuidas selle jällegi Eesti kontekstis, et kus me praegu oleme või kuhu me liikuma peaksime, et kas need on poliitilised sammud, mida me tegema peame, kas on kultuuriline, et kuidas me jõuaksime sinna, et ühistransport olekski selline, et kõik sõidavad olenemata oma ametipositsioonist ja soost ja sissetulekust ja vanusest. Ma ütleks, et siin on jälle väga suur vahe, ütleme, Tallinnas või maapiirkondades, et tegelikult kõige rohkem autosõite Eestis toimuvad Harjumaal ja Tallinnas ja need on vähem kui, ma ei mäleta, kas oli 5 kilomeetrit või 10 kilomeetrit, et tegelikult jällegi me peame vahet tegema inimestel, kes elavad maal, kellel on päriselt autot vaja, kes ei saa muidu hakkama ja siis ütleme tallinlastel, kelle jaoks auto on lihtsalt mugavus ja väga suur probleem meie, ütleme, Eestis ongi see, et väga palju inimesi elavadki maakohtades, kus ei ole väga kerge ehitada üles ühistransporti. Ja seal elavad inimesed on tavaliselt ka vaesemad ja me teame, et 5% eestlasi elab energiavaesuses, mida kallimaks läheb näiteks autokütuse hind, seda suurem osa sissetulekust lähebki kütusele ja maakohtades, kus inimesed on juba, ütleme, vaesuse piiril, on ka tähtis mõelda, kuidas me saaksime ikkagi tagada natuke paremat transporti, aga Tallinnas eriti ma ütleks, et auto ongi selline mugavus ja jällegi sinu sotsiaalses hierarhias sinu positsiooni näitamine, et ma võin lubada endale sellist autot ja ilma autota oled sa mingi nõme tegelane, et me tuleme jälle tagasi keskealiste meeste ja teraapia juurde, et tegelikult me peame, küsimus ongi, kuidas muuta seda ühiskondlikku narratiivi autode üle ja kuidas võtta ära teraapiat vajavate keskealiste meeste mõjuvõim meie ühiskondlike narratiivide üle, et kuidas teha, ütleme, mingi jalgratta sõitmisest ja ühistranspordi kasutamisest midagi lahedat ja normaalset ja kuidas teha, ütleme, auto natuke nõmedamaks, aga mitte maakohtades, kus seda on vaja, aga just auto peaks olema vahend, mis aitab sul jõuda punktist A punktist B-ni ja mida me saame õppida teistest, ütleme, linnadest, näiteks Pariisist, näiteks Viinist, ka Hollandist, ongi see, et me peame tegema
autosõidu, me peame tegema ühistranspordiga või jalgrattaga sõidu mõnusamaks ja kergemaks. Teine asi, mis ma kiiresti veel lisaks on, et kui me räägime iibeprobleemidest Eestis on kõige suurem laste tapja, alla 17-aastaste tapja, kõige suurem tapja on auto ja liiklusõnnetused ja me oleme Euroopas me oleme kõige esimesed just liiklusõnnetuste surmade puhul ja väga kõrgelt me teeme Helsingis ei surnud mitte ühtegi inimest eelmine aasta, meil Tallinnas nagu iga nädal keegi sureb ära, et just liiklusõnnetuses ja niisama sureb ka kahjuks, aga liiklusõnnetusest ja eriti meil sureb nii palju lapsi, et meid eestlasi on nii vähe tegelikult maailmas, me peame hoidma üksteist ja ennast ja ma ütleks, et just eriti jälle Tallinnas ja Harjumaal autoga sõidu teha turvalisemaks, aeglasemaks, see tähendab ka seda, et meil ei ole lihtsalt mingid liikluspiirangud, vaid et me teemegi me ehitamegi teed näiteks niimoodi, et sa ei saa sõita otse ja kiirustada ja kedagi tappa, vaid et sa peadki sõitma nagu paremale vasakule, mis aeglustab siin näiteks ja mis jällegi teeb, ka jalgrattaga sõidu või ühistranspordiga sõidu mõnusamaks. Ja teine asi, et me peame kindlasti panustama palju rohkem trammiliinidesse, igasugusesse mugavasse, kiiresse ühistransporti. Me teame, et praegune Tallinna uus valitsus on kahjuks autode fetiši uskumusega, tahaks öelda autofašismi uskumusega, et me kindlasti liigume praegu vales suunas, aga just siduda ühistransport sükse teha see mõnusamaks, kiiremaks, mugavaks ja teha autosõit natukene vähem ohtlikumaks, see viiks juba meid lähemal sinna, kuhu me tahame jõuda, aga kahjuks me liigume praegu teises suunas. Ma mõtlengi seda ka, et praegu, ma ei tea, võib-olla mõni kuulaja ka ärritus su jutu peale, et mis mõttes, et mul on mugav selle autoga, et ma lähen siit hommikul garaažist välja, sõidan tööle, autoga saan 15 minutiga kohale, bussiga peaksin 45 minutit seal tiksuma, et selles suhtes isegi olen seda frustratsiooni tundnud, et kus ongi vaja siit, näiteks ma ei tea, jõudagi kuskile linna äärtesse, et sa saadki aru, et vaatad Google Maps, mis ta soovitab sulle, et palju on autoga, palju on ühistranspordiga minna. Ja see ongi täpselt see koht, kus sa mõtledki, et aga miks see ühistransport et tal on potentsiaal olla tegelikult see asi ka, mis viib mind kiirelt kohale. Toon selle näites, juhtus just hiljuti minuga siit, läksin Tartu maantee nurgalt, siis tahtsin kõndida Viru keskusesse ja samal ajal, kui ma jõudsin sinna paberi trammi peatusesse, oli seal ka tramm ja ma mõtlesin, et see on ju üks peatus sealt paberist siit hobujaama. Mõtlesin, et ei, ma lähen ikkagi jala ja põhimõtteliselt see tramm seisis nagu iga võimaliku valgusvoori taga, mis tal seal seista oli, niimoodi, et mina jõudsin jala sinna Viru keskuse nagu juurde, samal ajal, kui ma nägin, et tramm sõitis siis sealt hobujaamast nagu üle valgusvoori ja ma mõtlesin, et see ei saa olla efektiivne ühistranspordi korraldus selliselt, et ma jala jõuan kiiremini kui suur, massiivne, kiiremini sõitev transpordivahend, eks ole. Aga see on jälle meie valik, et jällegi me teame, et Šveitsis näiteks on niimoodi, et kui tramm tuleb, siis valgusfoor juba muutub, et trammil on alati eesõigus, et teha jällegi ühistransport võimalikult mugavaks ja kiireks, need autod ootavad, sest trammis istub, 200 inimest, autos istub üks inimene, või ma ei tea, oleneb trammi suurusest on ju 100 inimest, mis iganes, et need 100 inimest, neil on õigus kiiremini jõuda kohale. Et see on jällegi meie valikud, et mul ongi tunne, et Tallinna transpordipoliitika on olnud, eriti Keskerakonna käes on ju 20 aastat, on olnud väga autokeskne, on olnud väga keskealiste meeste keskne. Me teeme ka, et autodes sõidab väga palju just selle grupi inimesi, naised, lastega, õpilased, vanemad inimesed, tudengid, kõik kasutavad ühistransporti ja me eelistame alati neid rikkamaid mehi, kes siis autodega liiklevad tavaliselt üksinda on oma autos. Et jällegi on võimalusi seda muuta ja ma ütleks, et sul on õigus,
kui sa elad äärelinnas, on väga, tihtipeale meie transpordisüsteem praegu tähendab seda, et sa pead ümber istuma 3 korda ja ainult bussid lähevad sinna juurde. Aga siin ka on võimalik mõelda ka mingeid teistsuguseid süsteeme, näiteks kui meil oleks võiks olla näiteks selline, et sa sõidad oma autoga, sõid kuhugi nagu keskpunkti, kus sa saad juba ümber istuda, kui sa nagu sõidadki kuhugi, ma ei tea, kiirrongi peatusesse, trammi peatusesse, kus sa siis saad oma auto parkida, tuled äärelinnast ja siis sa saad juba mugavalt edasi minna ühistranspordiga, sest kesklinn näiteks on aeglustatud autotranspordiga, et hoida Eesti lapsed ikkagi elus ja siis sealt sa saad juba palju kiiremini ühistranspordiga, et sa autoga sealt ei saakski enam nii kiiresti minna, et me teame, et teised linnad, suurlinnad on seda teinud, igal pool on, ütleme, kesklinnas on ka, ütleme, automaks, et kui sa sealt autoga läbi sõita, sa pead maksma selle eest, Londonis, Pariisis, jälle igal pool mujal, et selle jaoks on võimalusi ja kindlasti me ei taha peedistada inimesi, kes elavad kuskil äärelinnas, vaid pigem aidata kaasa sellele, et see ühistransport oleks mugav ja mõnus. Jällegi on väga palju arenguvõimalust Tallinnas, aga selleks, et me saaksime ka tegelikult reaalselt midagi muuta, on meil vaja muuta seda narratiivi selle üle, mida autosõit tähendab, et okei, ma saan aru, see on mugav ja see on kiire, aga see on ainult sellepärast mugav ja kiire, et me oleme auto mugavuse ja kiiruse pannud ette näiteks laste ohutusest ja eludest, ja ka ühistranspordi kiirusest ja kõigest muust. Ma tahaks ühe asja tuua välja, mis meie projektist, me tegime selles 5 case riigist, me tegime demograafiliselt esinduslikke workshop'e, et uurida, kuidas inimesed oleksid valmis, ütleme, mitte lendama lahti, ütleme, autost vähem liha sööma ja nii edasi, ja mis siis neid takistab, ja mis struktuurid on, ütleme, vajalikud selleks, et seda muuta. Meie kõigi jaoks väga huvitav oligi, et on tegelikult 4 peapõhjust, miks inimesed on valmis kestlikumaid tarbimisotsuseid tegema ja miks nad ei ole valmis neid tegema, need on väga sarnased ja kõige tähtsam on see, palju see maksab, kestlikud valikud peavad olema odavamad, siis teine on see, kui kerge on teha kestlikku valikut, et see peab olema mugavam, 3. on normaalsus. Et see, et kuidas sa tunned, et sa oled normaalne, et ütleme, kui autosõit on see, mis teeb sust normaalse mehe, siis sa muidugi valid autos ja sa tahad ühiskonnas tunduda normaalsena ja vastuvõetuna. Et see on väga suur barjäär kusjuures, ka mitte lihasöömises, sest kui sul tulevad inimesed õhtusöögiks külla, et kui sa neile liha ei paku, siis see ei ole normaalne. Ja siis 4. on tervis. Nii et me peame näitama, et kestlikumad valikud on tervislikumad, näiteks kui sa autoga sõidad, on ju tegelikult autosõit ei ole su füüsilisele kui ka mentaalsele tervisele hea ja jalgrattaga sõitmine on näiteks väga hea tervisele kõigele. Me peamegi narratiive ühiskonnas ehitama üles võib-olla nendele 4 valikule. Me peame tegema need valikud odavamaks, mugavamaks, normaalseks ja näitama, et nad on tervislikumad. See kehtib autode osas, see kehtib lihasöömise osas, see kehtib väga paljude just kestlike valikute osas. Aga ma tahan ühe asja veel lisada siia, mis mul tuli. Või sa tahad küsida midagi? Sorry. Jah, ma mõtlesin, mul on nii palju neid mõtteid peas, aga lisa kindlasti üks asi veel ja siis ma vaatan, mis mõte sealt kõlama tuleb mulle peas. Ma tean, et me tahtsime rääkida ka tööst ja ütleme seda, mida töö tähendab meie ühiskonnas ja ma ütleks, et just ühistranspordi ja auto kasutamisel me peame rääkima ka tööst, sest tegelikult väga palju inimesi, nad vajavad autot, et tööle jõuda iga päev ja nad kasutavadki autot 2 korda päevas ja suurem osa ajast see auto seisabki, ütleme siis kas kodus, maja ees või siis tööl kuskil tänaval. Me peame ka kuidagi koos mõtlema just nagu transportiga, eluaset ja kõiki neid küsimusi ka tööga, sest kui inimesed ei peaks võib-olla nii palju töötama, kui nad saaksid, ütleme, tööaega, nad saaksid, ütleme mingit ajaboonust selle eest, et nad ei tule autoga tööle näiteks, siis ma arvan, et me teeksime jällegi selle valiku
kergemaks, sest väga palju inimesed Eestis töötavad väga palju, meil on väga raske, elu on väga raske on ära elada ja meil on ka sellepärast ajapuudus ja stress. Ja ma tean, et kui me räägime näiteks ütleme ühistranspordi kasutamisest, siis inimestel tekibki stress, sest nad on juba praegu ajastressis ja neil on sellepärast ka vaja autot, neil on vaja kiiresti jõuda tööle, kiiresti jõuda poodi, igal poole kiiresti jõuda, sest neil ei ole aega. Ja muidugi üks lahendus oleks see, et ühistransport oleks kiire ja mõnus ja siis on seda siis aitab ka ajastressiga, aga üleüldse ma arvan, et kestliku muutuste küsimus on aja küsimus, sest ka see, kuidas me tarbime, mida me tarbime, on väga lähedalt seotud sellega, et meil on väga vähe aega. Et kui sa töötad 60 tundi nädalas, siis sul ongi vaja seda puhkust, siis sa ütledki endale, et okei, et ma nüüd olen nii palju kõvasti töötan, et ma olen seal ära teeninud kuhugi lennata. Ja siis samapidi, sa võib-olla töötadki nii palju, et siis teenida seda puhkust ja minna kuhugi mujale. Et võib-olla, kui ma ühiskondlikult saaks midagi läbi mõelda, selle, kuidas me aega jaotame, milleks me üldse elame ka, on ju, milleks me üldse siin maailmal oleme, et ma arvan, et see juba aitaks meil üle saada sellest ühest barjäärist, aga muidugi see on üksik inimene ei saa öelda, et okei, ma nüüd töötan vähem, kui sul on pere, sa pead maksma oma korteri üüri või mis iganes pangalaenu, kõike seda, et sa oled selles süsteemis kinni. Küsimus ongi sellest, kuidas me saame seda inimesi vabastada sellest, ma ei tea, orava rattasüsteemist. Ja ma ütleks, et minu jaoks on see isegi laialdasem küsimus inimeste vabastamisest, sest meil ei ole praegu aega elamiseks, meil ei ole aega olemiseks ja me töötamegi, siis me tarbime puhkust, et taastuda selleks, et me jälle saame töötada ja siis, kui me oleme, ütleme, kunagi suremas, oleme haiglas, siis me mõtleme tagasi ja me teeme, et kõige suurem asi, mida inimesed mainivad, mille üle neil on kurb, kui nad on, ütleme, suremas, on see, et nad ei veetnud küllalt palju aega perega, nad ei veetnud aega sõpradega, nad ei veetnud aega lihtsalt olemiseks. Et mitte keegi ei ole kunagi öelnud, et mul on kurb, et ma ei töötanud rohkem. Ma olen kurb, et ma ei elanud suuremas majas või et mul ei olnud veel lahedam auto, aga ma arvan, et kui sa oled selles süsteemis kinni, siis on väga raske sealt välja jõuda ja sul ei ole üksikisikuna ja sul ei ole väga palju valikuid ja küsimus ongi, et kuidas me sealt välja saame, ma ei tea. Ja selle üksikisiku valikute osas ka, et isegi kui sa valid, et ma töötan kuidagi erinevalt ja elan erinevalt ja neid näiteid on ju ka, kus inimesed ehitavadki endale metsa mingi iseseisva majakese, aga siis jällegi sa oled sellest normaalsusest väljas ja sa oled ühiskonna protsessidest või ühiskonna korraldusest väljas. Ja selles mõttes on see väga hea teema nagu sissetoomine, nagu me olime kokku leppinud, räägiks tööst ka, et täpselt, et kuhu me minema peame ja üldiselt see on ju ka jällegi privileeg tänapäeval, kui sa saad töötada enda kodu lähedal, sest hästi palju on ju ka neid inimesi, kes näiteks Tallinnast sõidadki välja üldsegi kuskile sinna lähedal asuvatesse tööstustesse ja sul võib-olla on sul see tööandja korraldanud sellise ühise bussi, sest neid ka siin linnapildis liigub, aga võib-olla ei ole ja siis sa oledki sunnitud sinna minema autoga, sest sa ei hakka sinna seiklema bussidega ja kuidagi otsima oma bussipeatuseid ja nii edasi. Et siis see ongi kindlasti see hea küsimus. Kas ma tohin midagi lisada? Mul tuli ka nüüd uus mõte. Ja sa oled siin külaline, muidugi võid. Ma just tahtsin öelda, et ma ütleks, et jällegi me peame räägima privileegist, et kes saab töötada vähem, on ju. Kui sa oled Maximas kassapidaja, sa ei saagi töötada vähem, sa ei ela ära lihtsalt, sellest võib-olla praegu juba oled selle elamise suremise piiril, et ma tean, et kui me räägime et ka tööaja vähendamisest, et väga paljud inimeste jaoks on väga raske sellest rääkida, kui nad juba praegu tunnevad, et nad on stressis, on ju. Mida rohkem sa teenid, seda rohkem võimalusi sul on ka oma elu ise niimoodi organiseerida, kuidas sa tahad,
kui sa suudad ennast välja võtta sellest natuke sellest ühiskondlikust mõtlemisest või süsteemist, et tarbimine on hea ja sellest vajadusest näidata teistele, kui tähtis sa oled läbi oma tarbimise näiteks, aga et nagu see on selleks, et see on nagu psühholoogiline vangla võib-olla, kus sa oled natukene, aga põhimõtteliselt sul on võib-olla rohkem seda kapitali, et ennast välja võtta, aga ma ütleks, et see niisugune ökoliberaalne unelm, et sa kolid kuhugi metsa ja siis elad seal kestlikult, et see on väga tore ja inimesed teevad seda, aga siis jällegi ma ütleks, et selle taga on ka nagu väike privileeg, et sul esiteks sul on see raha, et sa saad endale seda lubada, on ju, sul on ikkagi vaja mingit algkapitali ja teiseks ma ütleks, et see mõnes mõttes sa nagu ostad ennast nagu nendest ühiskondlikest nagu võitlustest välja, et okei, mina nüüd et see kõik on halvasti, et mina nüüd ostan, ja mina nüüd elan siin hästi, et ma arvan, et ma ütleks, et minu see niisugune võitleja hing ütleks, et jää ikkagi ühiskonna osaks ja võitle selle eest, et ka see Maxima kassapidaja saaks paremini elada ja kestlikumalt elada ja hästi elada, et ka neil oleks ühistransport, et nad peaks autoga sõitma, mis iganes, et isegi see üksikisikuna kestlikult elamine, no ma ise proovin väga nii kestlikult elada kui võimalik, on ju, aga et kõigil ei ole seda võimalust ja me peame ikkagi üheskoos võitlema parema Eesti ja parema ühiskonna eest. Aga eks mul endal on ka need unelmad vahel, et jah, et läheks kuhugi metsa vahele. Jah, mina ei ole see, kes tahaks minna kuskile metsa vahele, sest mina mõtlen, et mulle meeldivad inimesed, esiteks, mis ma saan aru, on ka Eestis nagu äärmuslik lähenemine, et sulle tegelikult meeldivad teised inimesed ja nendega millegi koos tegemine, nendega koos aja veetmine. Ehk siis mina ei kujuta, või see ei ole minu unelm või ka unistus, et olla kuskil üksinda ise majandavas majakeses metsa sees. Ja mina just leiangi nõus sinuga, et meil ongi vaja ühiselt mõeldagi, et aga kuidas saab ka linnas või mis iganes asulas seda ühiskonda, meie kokkuleppeid selliselt teha, et oleks õiglane ja kestlik ja me kuskil ei reosta ja raiska ülearuselt, eks ole. Ja täna mingis mõttes see koht ongi selles suhtes demokraatia, me käime valimas, siis keegi saab valituks ja siis tema esindab meie mõtteid, eks ole, aga neid mõtteid on nii palju, mida esindada, et üks inimene ei saa kindlasti või 2 või 3, eks ole, neid esindada ja lisaks on see, et siis on meil opositsiooni ja koalitsioonivalitsuse nagu vastandumise, valitsumise lähenemine, eks ole, et kui sinu valijaid ei ole piisavalt, siis sa jäädki mis iganes X aastateks sinna opositsiooni ja see on, ma ei tea, kas me tahame hakata poliitika toimimisest rääkima, aga lihtsalt see küsimus ka tänases päevas, kus me tegelikult peaksimegi püüdma koostööd teha, on minu jaoks nii veider, et isegi kui sa võtad kogu poliitilise spektri erakonnad, siis kuidas on võimalik, et me ei leia mitte ühtegi ühisosa nende kõikide erakonnade ja kõikide maailmavaadete vahel, et me selles ju saame kokku leppida, et me ei taha, et inimesed põhjuseta sureks, me ei taha, et oleks põhjuseta ebaõiglust või mis iganes vägivalda, et mingis aluspõhimõtete baasilt ju võiks ju poliitikud, ükskõik mis spektrit nad esindavad, leida selle ühisosa, aga meil poliitika seda ei võimalda, mis tähendab, et kui mina mõtleme, et okei, me tahaks täiega ühistransporti kasutada, aga võimul olev erakond või koalitsioon leiab, et ei, see ei ole oluline, et siis me oleme ju esindamata, selles mõttes, et ma seda siin just eelmine aasta kohaliku omavalitsust oma kohalike valimiste kontekstis, siis ma mõtisklesin, et miks on üldse nii, aga see on juba siuke poliitteooria või mis iganes teadus, Aga see on väga tähtis küsimus ja ma ütleks, et eestlased tegelikult me kõik hoolime üksteisest, me oleme head inimesed ja ma olen sinuga nõus, et tegelikult meil on väga palju ühist ja ma ütleks, et väga suur probleem on ka see näiteks, et me teame, et ka sotsiaalmeedias meil on väga palju propagandat ka Venemaalt näiteks, meil on väga palju propagandat, ütleme, tuulikuparkide vastu, kuna Venemaa tahab muidugi meile igasugu fossiilkütust müüa ja me teame, et näiteks Eesti või eestlaste toetus taastuvenergiale on viimase aastaga muutunud just
tänu sellele propagandale, mida on sotsiaalmeedias igal pool. Et me peamegi, et see teebki kogu meie töö palju raskemaks, et me ei võitle ainult selle eest, et muuta ühiskonda, või tähendab, me võitleme selle eest, et muuta ühiskonda, aga see võitlusväli on väga ebavõrdne, et me oleme kuskil seal mäe all ja me võitleme mitte ainult, ütleme, nende teiste eestlaste mõtteviisi vastu, kellega me saaksime rääkida, aga me võitleme ka, ütleme, sellises väga laiemas ja väga keerulises sotsiaalmeedia väljas, kus on ka, ütleme, just see välispropaganda ja ka, ütleme, Ameerika parempoolne propaganda, mille vastu on väga raske hakata, isegi kui me endast kõik anname. Aga ma ütleks, et väga tähtis ongi just ühiskonnast osa võtta, rääkida inimestega, rääkida sellest, mis on tegelikult toimumas. Ma kandideerisin ka oma valitsuste valimistel esimest korda elus see aasta ja üks kõige lahedamaid osasid minu kogu sellest elamusest oligi just inimestega rääkimine tänaval ja Selveri ees. Ja see oli väga äge ja mul on tunne, et meil on seda palju rohkem vaja, et just kõigile selle vastu hakata, et ma ei tea, see on võib-olla eestlastele natuke raske ka, et me oleme sellised introvertsemad, meil sinuga vist seda probleemi väga ei ole, aga et võiks just nagu, ma ei tea, trammis hakata inimestega rääkima peatuses, mis iganes Selveris kassas, et ma ei tea. See on harjumatu ja õudne, sest et jällegi minul ei ole probleemi kuidagi suvalisel hetkel mingi väike asi juhtub ja siis rääkima hakata inimestega, et näiteks siin jõusaalis käies, mis on nagu mingi aamen kirikus, on see, et sa lähed sinna riideid vahetama ja siis keegi on täpselt sinu kõrval kapi valinud selleks, et nüüd ta näiteks ongi just tulnud ja sina lähed siis nagu trenni lõpus sinna riide vahetama. Ja siis minu arust on täpselt selline väike element, et sa saad kommenteerida või mõeldagi, et jälle juhtus see, et täpselt, et kõik terve ruum on tühi ja sa oled täpselt minu kõrval ja see on nagu selline koht, kus võiks sekitada seda vestlust ja siis mõnikord no ma ei ole mingi sarivestluste pidaja, aga lihtsalt mõnikord see situatsioon on selline, et seal võiks midagi öelda ja siis enamus hetkedel mul tunne, et inimene, kes seal mu kõrval on, ta on nagu võtab oma asjad, jookseb kuidagi ära nagu hästi ebamugavus ja siis ma mõtlengi, aga miks või ära karda mind, et ma ei hammusta või kuidagi, et miks meil ei või olla lihtsalt see mina ütlen ühe lause ja sina ütled ühe lause ja see ongi see meie vestlus ja sinna see piirdubki, aga sellest jääb nagu soe tunne, et teine inimene ei karda mind, ma ei ole üksinda siin maailmas, et mul ongi nagu võimalus tekitada mis iganes hetkel nagu vestluseid teiste inimestega. Et ma seda tihti mõtlen, sest et ma ei pelga selliseid nii-öelda suvalisi kommentaare, mingi jõudu tööle, et kui keegi nagu lükkab lund, eks ole, aga ma saangi aru, et nii paljud kuidagi pelgavad seda, et me oleme hästi nagu kinnised ja ma tunnen, et see kinnisus ka ei aita meil leida neid ühisosi, eks ole. Ja, see on tegelikult üks küsimus, mida me ka Sustain Era projektis tahame natuke uurida, et me teame, et Eesti on nüüd see uus ja Tallinna Ülikooli projekt mis algas eelmine aasta ja me teame, et Eesti on kahjuks Euroopas esirindel sellepärast halvas mõttes, et meil usutakse, ütleme, keskkonnateadust ja just kliimamuutust kõige vähem. Ja me tahamegi uurida, mille pärast see on, kas see on muutunud, kuidas see on muutunud. Ja ma ütleks, et kindlasti on siin jällegi väga suur mõjuvõim just, ütleme, välismaa propagandast sotsiaalmeedias. Ja siis, kuidas me sellele vastu hakkame, ongi just see, peame rääkima inimestega silmast silma, sest ma arvan, et see on see ainukene asi, mis hakkab kuidagi vastu. Aga seda on väga raske teha ja väga raske on ka muuta inimeste arvamust. Ja muidugi Eesti on nii väike, me oleme väga väike riik ja väga kerge on, ütleme, ühe suure riigil lihtsalt või erinevatel halbadel isikutel on ju maksta raha selle eest, et meil siin arvamust muuta sotsiaalmeedias. Nii, me alustasime sellest, kuidas ise elada keskkonnahoidlikumalt ja põgusalt peatusime ka tööl ja ma tegelikult tahaks korra töö juurde tagasi tulla, sest sa seal mainisid ka seda, et ongi, mis see mõte üldse on, palju me töötame, mis me elu lõpus, mida me kahetseme, mida me ei kahetse.
ja see on ka üks asi, mida ma ei tea, ma ei kujuta ette, äkki meie vanavanemad, esiisad kujutasidki ette, et kui siin 19. sajand lõpp, 20. alguses, eks ole, et toimusid jällegi suured muutused, masinad hakkasid inimeste eest tööd tegema, et siis võib-olla see unistus oligi, et kuidagi töö iseloom täielikult muutub ja olukord muutub ja töötundide arv muutub ja seda töötundide arv on ju ajalooliselt ka siis fikseeritud ja selles suhtes on ka vähemaks seda jäänud, et ka siin meie vanemad võib-olla teavad, et pidi ka töötama mingid laupäeviti Nõukogude Liidus ja siis said laupäevad vabaks. Aga ma mõtlengi, et täna ma mõtlen, et see, et kas või meie eluajal siin, et ei ole töötundide arv mingis mõttes muutunud ja ei paista ka, et ta muutuks, et kui Lääne-Euroopas juba on, standard on näiteks 38 või 36 lausa, osalise ajaga töölepingud on väga levinud, et meie selles suunas ei liigu. Mis see töö inimese jaoks on, et täna ta on ju väga suuresti ka selline individualistlik identiteedi väljendus, et me hästi tugevasti seome seda, kes ma olen läbi oma töötiitli. Ja ma tunnistan ausalt, kui mina sain oma esimese ametliku töötiitli, siis enne seda ma tegin selliseid projektipõhiseid töid ja siis oledki, et kes sa oled, mingi projektijuht või koolitaja või mis sa oled. Ja kui ma olin nagu esimeses päris ettevõttes, mul oli päris tiitel, siis rind kummis nagu vau, et ma olen nüüd nagu saavutanud midagi elus. Ja siis, kui ma sealt töölt ära tulin, sest mulle seal mingid asjaolud enam ei sobinud, siis oligi identiteedikriis. Aga kes ma siis olen? Et ma olengi nüüd mingi mõttetu töötu, et mis ma nüüd siis teen? Et kuidas seda, mul on jälle nii pikalt siin oma mõtteid avanud ja laiendanud, et mis värk nende töötundidega on, identiteediga, et kuidas palju me siis töötama peaks ja kui mina oleksin täna mõne tootmisettevõtte juhi rollis siin, siis ma oleks täiesti mingid noored hullukesed siin räägid, et ma ei saa võtta töötajate töötunde vähemaks, et tehas on kogu aeg töö sees. Kas see on väga-väga tähtis teema ja nagu ma ütlesin ennem juba, siis töö ja tarbimine on väga lähedalt seotud, et ühelt poolt me õigustame siis ületarbimist sellega, et me oleme üle töötatud ja siis me õigustame ületöötamist sellega, et me tahame tarbida. Ja sellest on ka väga palju juba kirjutatud. Muidugi John Maynard Keynes kirjutas juba eelmise sajandi alguses pärast teist maailmasõda tema arvutuste järgi tänu igasugustele tehnoloogilistele uuendustele. Tema arvas, et 21. sajandiks me kõik töötame palju vähem. Aga mida ta ei arvestanud, on see, et me kõik tahame väga palju rohkem tarbida. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et Lääne-Euroopas oli tegelikult juba 70-ndatel oli juba tarbimist, ma ei räägi praegu sellest, mis Eestis oli, et Eestis oli muidugi alatarbimine ja vaesus ja teksapüksid olid, ma ei tea, kapital on ja, aga nagu Lääne-Euroopas oli 70-ndatel tegelikult juba selline tarbimislevel, mis tagas inimestele hea elu. Ja tegelikult, kui nad oleks jäänud selle tarbimise juurde, võiksid kõik praegu palju vähem töötada. Aga probleem ongi selles, et me elame süsteemis, kus tarbimine surutakse meile peale. Tähendab, kui me räägime tarbimise vähendamisest või vähem tarbimisest, me peame tegelikult rääkima ka vähem tootmisest ja vähem töötamisest, sest tarbimine tuleb alati pärast tootmist. Ja just sellepärast on ka tööaja vähendamine väga tähtis, et kui me tahame vähem toota, siis me peame, kui meil on tehnoloogilised need uuendused kogu aeg ja me suudame aina kiiremini toota tänu fossiilkütuse kasutamisele, tänu erinevate materjalide kasutamisele, mis lähevad siis sinna tehnoloogilisse uuendusse, on ju. Kui me tahame hoida meie, employment level, meie töötamis, selle leveli samal kõrgusel, see tähendab, et kas me peame mõned inimesed lahti laskma või me peame kuidagi selle tööaja ära jaotama nende vahel. Aga kuna me elame selles kasvumajandussüsteemis, siis vähem tarbimine ja vähem tootmine tähendab vähem tootmine tähendab seda, et mõnedel inimestel enam ei ole tööd. Ja siis sellepärast ongi tegelikult tööaja vähendamine väga tähtis, sest siis me saame seda tööd, mis on alles jäänud, paremini jaotada.
ja me teame, et kui me räägime ka 1,5 kraadi piirist, siis tegelikult on välja arvutatud, palju töötamist sinna mahub. Ja see on, ütleme, erinevates riikides on see erinev, see oleneb ka sellest, et kui palju, ütleme, sellist industrial tootmist kuskil on ju palju, seal on steel, vabandust, mul on siin natuke estonglish vahepeal. Stiil on teras. Teras, just terase tootmine on muidugi väga energiakulukas, materjalide kulukas. Nii et ütleme, Saksamaal 1,5 kraadi piirides töötamine tähendaks seda, ma täpselt arva ei mäleta, aga vist tähendab seda, et oleks maksimaalselt 20 tundi, et me kõik peaksimegi ainult 20 tundi töötama. Et kui me võtaksime selle 1,5 kraadi piiri tõsiselt ja me vaatame nüüd tootmist, mitte tarbimist, ja siis teistes riikides on see võib-olla natuke suurem, sest seal on võib-olla rohkem service, teenindus, majandust, aga tegelikult jah, see tarbimise vähendamine, see peab algama just sellest, et me vähendame töötamist. Ja jällegi, see on väga raske teema, millest rääkida, kui inimesed ei tule juba praegu otsaga kokku, et me kindlasti, see kindlasti ei saa olla 40 tunni pealt 20 tunni peale minemine, ja see peab kindlasti tähendama seda, et see miinimumpalk peab ka kasvama, nii et see on väga, väga kompleksne teema, aga me teame, et töötamine tegelikult, see ületöötamine, mis praegu on, ütleme, üldiselt see ei ole ka kestlik ja see ei ole kestlikkuse piirides. Ma arvan, et me jällegi ei saa üksikisikuna, me ei saa väga palju selle eest teha, et me peame ikkagi koos ühiskondlikult läbi ametiühingute selle eest võitlema ja võib-olla isegi Euroopa tasandil, et ma ütleks, et meil võiks olla Euroopa tasandil, meil on juba väga tugevad, ütleme, töö, labor regulation, veel juba, aga see võiks veel olla tugevam ja meil on vaja ka siin, ütleme, rohkem ühtsust, sest mida me praegu näeme ka Euroopa, ütleme, tööturul on võib-olla läheb liiga keeruliseks nüüd, aga meil on see ebavõrdus, ütleme ka Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa vahel ja meil on aina suurem ka just palgalõhe ja ütleme, see keskklass on vaikselt kaob ära ja meil on palju rohkem halvasti makstud, ütleme, teenindus, töökohti, samal ajal kui need varem hästi makstud töökohad on kadumas, et siin on meil päris erinevad kriisid, mida peab korraga lahendama ja samas me teame, et kui me tahame kestlikkuse piiridesse jääda, et me peame vähem töötama, aga me tahame ka tagada, et inimestel oleks normaalne elu ja selleks on vaja väga suuri ka poliitilisi muudatusi. Aga kui me praegu sellega ei tegele, esiteks me teame, et loodus- või keskkonnakriisid ei kao kuhugi, et need aina süvenduvad ja teiseks me teame, et ka need tööjõu- ja tööturukriisid ei kao kuhugi, et need aina süvenduvad ka erinevatel põhjustel, et kuidas me peame neid kuidagi koos mõtlema, sest ilma sotsiaalse õigluseta ei ole keskkonnaõiglust ja me ei saa seda poliitilist mandaati. Mulle meeldib, kuidas sa oled mitu korda rõhutanud seda, et me ei saa, et kui sina täna oled sellises olukorras, kus sa võitled ellu jäämise nimel ja sa peadki võimalikult palju töötama, et tulla siis üldse otsaga kokku, et siis see mõte, et me nüüd vähendame tööaega või hakkab kuskilt riiklikult reguleerima, et see tööaeg väheneb, et siis see tekitabki veel rohkem stressi, sest lihtsalt see baasvajadus on lihtsalt see, et sa oledki, ma pean ellu jääma, mul on vaja maksta arved, toit osta, mis iga aasta mingid maksud tõusevad, eks ole, et see ongi väljakutse ja seda tulebki meil mõista, et meil ongi vaja tagada inimestele ka mingi normaalne elatustase, neid nüansse, mida arvesse võtta nii töötajate perspektiivist, sest ka tööaja vähendamine täna ilmselgelt võrdub inimeste jaoks ka töötasu vähenemisega, aga ma arvan, et kui meie mõtleme tööaja vähendamisest, siis me ei mõtle seda, et näed, et nüüd sa saad nagu kordades vähem palka, et on kuidagi ikkagi optimeeritud ja samas on ka siis tööandjad, kellel täna jällegi see tööseadus ei soodusta väga ka sellist osalisajaga töötamist, mis jällegi muudes Euroopa riikides on väga levinud, et sa saadki minna 0,2 kohaga, 0,5-ga, 0,8-ga ja kõik sellised lepingud on väga levinud.
aga Eestis on see töötamine seotud väga tugevasti siis tervise või selle sotsiaalmaksude ja sotsiaalhoiuga, eks ole, või noh, sotsiaalsüsteemiga siis. Et siin on neid nüansse hästi palju, aga fakt on ka see, mida siis sinuga, kas või see sinu projekt tõestab, eks ole, et mida rohkem meil on aega, seda keskkonnahoidlikumalt me tegelikult saame elada, sest et mul on aega, et sõita selle bussiga punktist A punkti B versus et kiirustad autoga. Mul on aega, et teha endale ise hommikusöök versus et võtta kuskilt take away kohvi ja saiak. Mul on aega, et kohtuda oma sõpradega, täita oma tassi, tegeleda hobidega selle asemel, et minnagi kuskilt seda kiiret dopamiini saama, olles see siis sotsiaalmeedia või shoppamine näiteks. Ehk siis selline enda aja vabastamine annab meile tegelikult ruumi, et tehagi ise moosi, hapendada asju, eks ole, kududa endale sokke, et kõik sellised asjad nii-öelda tagasi tuua enda ellu, mis toetavad meie vaimset tervist, füüsilist tervist ja üldse sellist nagu kestlikkust enda elustiiliga ka, sest et seesama, mida sa kirjeldasid, see selline ületöötamine, kas või 60 tundi nädalas või isegi 40 tundi nädalas, aga väga intensiivselt, näiteks, et sul ei olegi tööaja ja enda aja piire, ei ole pikas perspektiivis kestlik. Et sa ju ise põled läbi ja võib-olla siis pead sellest läbipõlemisest taastuma juba omakorda mingi X arv kuid või lausa aasta, eks ole. Just, ja läbipõlemine on muidugi Eestis eriti suur teema. No ma ütleks selle kohal, et muidugi me võiks ju kuidagi ka vahet teha näiteks väikeettevõtjatel ja Maximal või Prismal. Et äkki oleks võimalik ka, ma ei tea, anda maksualandust või kuidagi moodi aidata väikeettevõtjaid, aga see ei saa tulla muidugi, see ei saa tulla tavainimeste arvelt. Sa ei saa öelda, et ma olen väikeettevõtja ja siis ma tahan, siis sellepärast minu töötajad peaksid saama vähem palka ja mitte ellu jääma, on ju, et see on üks asi, aga ja kindlasti ei saa võrrelda, ütleme, peabki tegema vahet kuidagi ka erinevatel äridel ja me peame võitlema selle eest, et ka kõige just madalapalgalised saaksidki ellu jääda ja muidugi väga suur vahet on ka selles, et kus sa elad. Ja jällegi me tuleme tagasi, ütleme, nende baasvajaduste ja nende ühiskondlike struktuuride juurde, nagu ühistransport, nagu ka odav eluase, nagu odav toit, kõik need baasvajadused, mida meil kõigil on vaja. Ja ma ütleks, et me oleme kriiside alguses. Tegelikult kõik läheb aina kallimaks. Esiteks meil tulevad, on ju, ütleme, me teame juba, et juba see suvi on ju, ütleme, kartulisaak, meil oli väga märg suvi ja sellepärast, et kartulid kallimad, et me teame, et ka tänu keskkonnakriisidele läheb toit kallimaks, tekivad probleemid, ütleme ka nendes tootmisahelates, nii edasi, et tegelikult meie elu lähebki raskemaks ja me peame praegu juba natuke ette valmistama selleks, et kuidas teha kindlaks, et eestlastel on ka tulevikus normaalne elu, sest ma arvan, et me mõtleme väga individuaalseid neid asju, et no kui sa oled, miks sa siis töötad seal, on ju, leia siis mingi parem töö, on ju, või mis iganes. Me mõtleme nendele probleemidele ka individuaalselt, aga tegelikult me oleme keskkonna osa ja ühiskonna osa. Ja ma arvan, et siin on ka erinevaid võimalusi, kuidas me saame seda tagada, näiteks kuidas tagada ka selle, et ma ei tea, toiduhindade kallinemine on üks väga suur teema, mida võib-olla me ei pea isegi hakkama lahkama, et selleks võib-olla eraldi podcasti osa, aga see on muidugi väga paljudele eestlastele on väga raske olnud ja siis mis on võimalused tagada toidu, eluaseme, transpordi, kõik need vajadused elektrienergiaga tulevikukindlalt. Ja ma arvan, et need probleemid väikeettevõtjatele ja eraettevõtlusele, need ka tegelikult aina süvenevad. Ja siis jällegi ma arvan, et me mõtleme väikeettevõtjatest ka väga individuaalselt aga tegelikult me võiks seal ka ühiskondlikumalt aidata. Ja just ma eeldan, et just väikeettevõtjate seas on ka väga palju läbipõlemist ja kõike seda stressi, et sa vastutad ka inimeste eest ja nende palga eest, ja mis on väga raske. Et mul on siin kerge rääkida muidugi kõigest sellest, sest ma ei vastuta inimeste eest. Aga kui sa nüüd saaksid olla kuskil valitsuses minister ühe päeva või märkamatult
teeme nipsu ja sa oled ise minister, peaminister, mingi portfelliga minister, et siis mis sinu arvates oleks see esimene samm või esimene suund või teema, mille võiks ette võtta, et just tekitada seda valmisolekut nendeks nii-öelda kriisideks, mis meil veel siin tulemas on, et see prognoos ei ole hele-roosa, pigem on see tume-lilla, et millega me nagu peame hakkama saama. Et mis sa pakuksid? Ma arvan, et kui ma ütlen nüüd ausalt, mu poliitikakarjäär ongi juba läbi, aga ma alustaksin maksudest, sest ma arvan, et see on crazy, et meil on Eestis flat tax, on ju. Meil on vaja mingit normaalset astmelist tulumaksu, ja meil võiks olla näiteks palju rohkem rahastust ühistranspordi, see on võib-olla pigem nagu selline omavalitsuse teema, aga me peaksime praegu üles ehitama igasugused trammivõrgustikud, rongivõrgustikud, kui meil veel on, ütleme, raha ja neid materjale ka, sest me teeme, et ka materjalid lähevad aina kallimaks, et juba me nägime seda Ukraina sõjaga ka. Et just praegu ehitada valmis, kui me ehitame valmis rongiliini või trammiliini, mõned trammiliinid on ju 120 aastat vanad Tallinnas näiteks, et see on niisugune kestlik infrastruktuur, mis maksab alguses palju, aga siis kestab väga kaua. Teised sellised infrastruktuurid, näiteks kooperatiiv, eluasemed, et ma ütleks, et meil Eestis, kui sa kuuled sõna nagu sotsiaalkorter, et sa mõtled kohe, et mingid narkarid on ja keegi, kes pole kuhugi mujale, inimesed, kelle pole kuhugi mujale minna, aga teistes Euroopa riikides, näiteks Viinis, on 1/3 eluasemetest on kas Viini linna poolt omatud või on kooperatiivkorterid, mis tähendab seda, et inimestel on normaalse hinna eest eluase olemas, aga võiks kindlasti panustada sinna, et teha kindlaks, et kõigil on eluase ja siis on ka väga palju võib-olla ja vähem populaarseid meetmeid, näiteks meil võiks olla ka carbon tax, ma ütleks, et süsinikumaks, aitäh. Ma ütleks, et automaks oli üks väga hea mõte, mis kahjuks sai ka meie meedias, jällegi meie meedia on omatud ka väga rikaste isikute poolt, kellel on oma agenda ja see sai väga ebapopulaarseks, aga tegelikult see oli üks väga hästi välja mõeldud maks just see, et see oleneb, sinu auto suurusest ja sellest palju see maksab, et see on tegelikult väga progressiivne maks ja siis võikski olla rohkem sellised luksusmakse, mis just maksustavad ületarbimist, mille eest võiks siis tagada nendele, kellel on raskem oma eluga toime tulla või on madalamal sissetulekuastmel, et aidata neile oma neid põhivajadusi täita, just, aitäh. Et igasugu luksusmaksud, lennumaks, luksuskaupade maks, võiks olla ka maks igal, kui sa omad mitu, ma ei saa vist, ja ma poliitikakarjääri äärmust läbi, aga kui sa omad, mitu eluaset, siis võiks, nagu kolmandast eluasemest alates võiks maksustada seda, sest tegelikult sa ei vaja neid nii palju ja kui sa üürid välja korterit, siis sa teenid lihtsalt selle eest raha, et sul on juba raha, mis on väga ebavõrdne ja väga ebaõiglane. Ehk siis kõike, mida sul on liiga palju, et seda võiks maksustada, mis mingist mõistlikust piirist. Mõistlikust piirist, just. Et ei ole see, et kõigil võib olla üks korter, võib olla rohkem, aga et kui sul on nagu 100, et siis seda on ilmselgelt liiga palju näiteks. Meil on nii palju võitavaid teemasid siin käsitlenud ja siia lõpuküsimuseks ma tahakski küsida sult, et me alustasime sellest, millest sul on küllalt, aga nüüd vesteldes siin tööst ja reisimisest ja maksudest siin nüüd, et siis millest võiks meie kuulajal küllalt olla? Ületöötamisest võib-olla. Väga hea vastus. Mõelda, et kas saaks piire kuskile panna, kui sissetulekud ei kannata. Just, ja võidelda selle eest, et meil oleks õiglasem ühiskond, kus võibki vähem töötada. Väga ilus lõpumõte sinu poolt. Aitäh, et sa tulid oma mõtteid jagama. Suur aitäh kutsumast. Ja edu sulle uues projektis järeldoktorteadurina. Aitäh sulle. Loodame, et kuuleme nendest tulemustest ka siis, kui neid tulemusi tulemas on. Aitäh, et kuulasite ja kuulake jälle. Tšau!
kuulasid tasahäälingut küllalt. Kui see vestlus kõnetas, siis jaga episoodi sõbraga ja jälgi podcasti ka Instagramis või LinkedInis Tasarengu Eesti nimelt. Nii ei jää sul mitte midagi kuulmata. Tšau, tšau!